No tere jälle üle pika aja. Täna on laupäev ja 22. märts. Vaata, igal pool on lumi ammu ära sulanud, aga meil siin Alutagusel ikka jälle. Võib öelda, et ikkagi on omajagu lund. Siin on käinud küll nüüd keegi põdrad, jah. Põdrad on käinud külas mul siin. Aga need on nii vanad jäljed, et jaa. Kell on mingi 5 praegu. 5 õhtul. Ja tulin siia metsa jälle üle pika aja. Mis ma siia ikka tegema tulin, kui ainult nautima seda looduse ilu ja värsket õhku. Aga tegelikult üks tagamõte on ka, mul on kaasas suurströmming. Selline hapuks läinud kala, mida ma olen tahtnud osta. Või tähendab, ütleme nii, et juba 15 aastat või 20 aastat tagasi oleks tahtnud seda osta. Ja olen Rootsis käinud mitmed korrad. No, kunagi pole saanud, ma isegi Rootsist ei saanud seda osta, siis ei olnud seda poes. Öeldi, et ei ole. Et see on mingi hooaja värk või mida iganes. Aga siis ma sain selle täitsa Eestist ostsin. Osta.ee selle portaali kaudu üks inimene müüb. Ma loen siit pealt 2024 toodetud ja siis best before, et 2026, et täitsa keskel on praegu, et ma olen praegu 2025 aasta. Proovime ära. Täitsa huvitav oleks teada. See on iga YouTuber teeb videosid ja et kui rõve see olla saab nagu. Ja siis inimesed oksendavad ja teevad nägusid. Vaatame, ma ei tea. Peaks olema nii-öelda delikatess, et delikatess ei saa nii rõve olla. Vaatame järgi. Ja täna tuleb selline koka video. Ma panen kartulid ka keema ja ma teen seal õkke, siia metsa. Et toas ma ei hakka proovima seda. Ja siis teen siukse, siin on üks kuusk maha kukkunud mul. Et samal ajal siis tükeldan seda ka ja vaatan sellise koka video teeme. Või mis koka video? Degusteerimisvideo. Okei. Et teen lahti selle karbi, vaatan, mis saab. Mul on selline vanaaegne, kuidas seda öeldagi, avaja või whatever. Hästi süke. Panen selle käiku ja nii. Ma läksin linnast väga kaugele. Ma olen 150 kilti või 160 kilti olen Tallinnast eemal, nii et hais sinna ka. Ja siit olen ka hästi kaugel igalt poolt. No nii. Vaatame ligemalt. Vaatame natuke ligemalt. Vaatame. Nii. Vajutame sisse ja toome selle siin. Ei, see on kusjuures pritsib. No ta nii õudne hais ei ole, kui ma ette kujutasin tegelikult. Aga noh, rõve on küll ausalt.
Rõve on küll. Oi, ma oleks pidanud kummikindad kätte panema äkki, ei tea. Ma teen ta lahti ära ja las ta hingab siin, siis ma teen lõkke, teen kartulit ja maitsen seda kala. Ma töötasin paar aastat laevas ja laevas oli, noh, me olime seal Rootsi liini peal ja Soome liini peal ja kajutis oli rangelt keelatud selle karbi avamine, noh, välja näeb ka nagu mingi miin või jalava või miin või siuke. Ja siis, kui selle avad seal kuskil kajutis, siis ei kujuta ette, pannakse kogu see laev karantiini või kuhugi. No jah, tõesti haiseb. Kui ligidalt nuusutada, on rõve haisen. Mu käed haisevad muidugi nüüd sellega. No, siuke suht vähe on teda siin sees kuidagi. Suht vähe on teda siin sees. Aga siin on ta filee juba tehtud, et mida ma siin puhastama eriti midagi ei pea või pean. Ikka pean. Las ta hingab. Teen kartulid valmis ja proovin ära. Vot. Ma teen seekord sellise lõkke peal seda toitu siin. Ma tünni peal ei hakka tegema. Teen lõkke peal. Linnud tulid välja. Ma olen terve talv otsa söötsin linde siin ja täielik vaikus oli ja nüüd on äkki leidsid üles ja tulid tervitama mind. Kartul saab valmis, siis saabki maitsma hakkma. Et siin muud ei ole. Mingit kurki juurde ja midagi. Siis proovid. Ma ei saa aru, nii suur see karp seda, aga kala on ainult 1, 2, 3, 4, 6 kala on sees. Ülejäänud on vedelik. Mina ei tea, ma ütlen nii, et see esimene hais, mis välja tuleb nagu lahti teed selle, et see on nagu rõve, aga praegu ma ei tunne enam midagi. Tähendab, ma ei tea. Ei ütleks, et ta mingi, ei tea, mis väga rõveda haisuga oleks nagu. See esimene reaktsioon, jah, lahti tegemise juures. Aga siin, ma ei tea, see sisikond on tal siin kuidagi puhastada on teda imelik natuke. Ma ei tea, teen ma õieti või ei tee.
enam see hais ei ole üldse hull. Täitsa normaalne, talutav selline. Ei tea, kas seda luud üldse välja peab siit koukimagi. Et see on ju nii pehme siin, et seda on vaja. Ma jätan ühe selle luuga siia äkki. Ja, ühesõnaga, ma ei tea. Päris selline, niimoodi hästi ligidalt, ma olen siin 50 senti kaugel. On mingit sükest haisu tunda, aga mitte midagi väga hullu. Okei, vaatame. No nii, ära puhastatud. 3 võtsin luud välja ja 3 jätsin. Sellepärast, et kala laguneb lihtsalt nii ära, et ma ei tea, polegi midagi süüa. Et vaatame, mis maitse siis on ja ma juba panin siia saia peale omale. No nii. Kartul. Kuidagi kartul läks väga muredaks. Panen sibula tüki. Maitsame siia. No, ma ei tea. Soolane on ta kala. No maitseb nagu mädakala, ma arvan. Mädakala. Tal on see, ja nüüd süües on seda haisu natuke jälle tunda. Sükest nagu reaalselt sükest pasa haisu. Aga no mina ei tea. Oleks mingit pitsviine see kõrvale, võt, jah, siis oleks parem isegi. Mul ei ole pitsi viina võtta. No mina ei tea, tõesti. Ma öökima küll ei hakka praegu. Aga no mingi, kas ta hea on? Ei ole hea. Ei ole üldse hea. Noh, ei ole hea tõesti. Et pigem ma siin öökima ei hakka ega mitte midagi. Kala nagu ikka kala. Aga hea ta ei ole. Et ma ei tea. Ma siin jätsin, ma proovin seda selle mingi tortilla põhja peal. Ma proovin seda, millel ma luu sisse jätsin. No, haisu natuke on tunda, et või ma ei tea, äkki harjub sellega ära, et pärast ei tunne.
aga kui seda sibulat ma siia juurde ei paneks, siis võt, siis oleks ta jah, ma ei tea. Siis ta ei kõlbaks küll kuhugi. Nagu niimoodi miksida sibula küüslauguga. Seda kala ülivähe, nagu ma aru saan, selles karbis oli tõesti 6 kala ainult. Karp on ise suur. Ja kui seda kala on ülivähe võtad ja ülejäänud toitu on hästi palju, siis on võimalik see kala ära süüa. Aga kui ainult pailas seda kala süüa, siis jah, läheks raskeks. Kui väga näljas oled, siis võib-olla siis saaks, aga ma võtan siit kartulit, panen peale ka siia juurde. Ma üritan teha umbes samamoodi nagu rootslased teevad, aga ma ei tea. Ma panen seda sibulat veel juurde. Ilma sibulata vast panen isegi küüslauku. Ma proovin niimoodi seda kala süüa. Kuule, ma ei tea, teine kala on nagu parem juba. Kas ma tegin midagi õigesti vahepeal või midagi valesti? Teine oleks nagu parem. Väga soolane on. Ma ei tea, miks nad nii palju, noh. Siia kõrvale peaks võtma pitsi viina, siis läheks nagu paremini alla see asi. No selline video metsas. Pidin kaugele sõitma, et seda haisu ei ole tunda. Metsas kohe. Mujal on praegu kevad igal pool, aga meil on siin lumi maas. Ütleme nii, 10 palli süsteem, 10 palli skaalas annaksin ma talle mingi, kõik see promo ja värk juurde 3 punkti. Kuna ta on nii kuulus, ma ootasin 20 aastat, mida ma seda maitsta saan ja 3 punkti annan. Aga need punktid võib-olla tulevad hoopis nende kartulite eest ja kala ise. See kala ise vist tõesti. Ei tea. Vot selline kokavideo. Mis kokavideo? Degusteerimisvideo nii öelda. Aga ma arvan küll. Tasub ära proovida, kes ei ole proovinud. Tasub raudselt ära proovida. Ma soovitan proovida, sest muidu sa ei tea, kui hea see on. Võib-olla sulle on see meeldib rohkem kui mulle. No mulle ta, ütleme nii, et ei meeldi eriti. No, näljaga sööks. Aga proovi järgi ja äkki on mingid paremad nipid äkki. Kuidas seda süüa. Et ta sellise pasalõhna või maitsega ei oleks nagu. Noh, jah. Aga see on igaühe enda proovimise asi, nii et anna kommentaariumis teada, kui tahad midagi kommenteerida, kui taha ära kommenteeri midagi. Vot selline video tuli seekord. Lõkke kustub ka ära mul ja kõlbab küll. Tšau, Lau.